14. peatükk. Juhid lahkuvad areenilt. Pärast võimu üleminekut Ždanovi ja tema kabajantsikute kätte selgus, kes on õige eestlane ja kes mitte. Leidus sihukesi, kes otsekohe, esimesel võimalusel, uute ülemuste juurde lippasid ja parteisse astuda püüdsid. Lauristini korteri ukse taga vookles pidevat järjekord, milles seisid selgroota inimesed kõrvuti tuulelippudega. Teiste seas nägin ka ajaloolast Hans Kruusi. Mis teie, härra Kruus, siin teete, küsisin ma nördinult. Ma ei teadnudki, et teie olete ka tuulelipp. Tuulelipp või asi, vastas ajaloolane Kruus. Tahaks väga parteisse astuda. Saaks äkki kõrgema koha või sedasi. Seda öelnud hakkas ta vurgannina keerlema ja näitas viimaks, et puhub edela tuul. Ka Max Laosson oli seal. Kurvastusega nägin, et ka sel mehel puudub selgroog. Te olete ju sant, Max, ütlesin ma. Minge parem koju ja lebake tõvevoodis. Tahan parteisse, vastas Laosson ja muutus oranžiks. Sellest sain ma aru, et tegemist pole mitte ainult selgrootu inimesega, vaid ka kameeleoniga. Vangutasin pead ja sammusin edasi. President Pätsi korterisse mind ei lastud. Ukse juures istus mees NKVD-st ja puhastas revolvrit. Missuguse presidendi juurde sa tahad, irvitas ta. Meil pole siin ühtegi presidenti. Tule, ma panen su käed raudu. Vaikides ulatasin talle ma oma kämblad. Need olid sepa omad. Sarnanesid tammepakkudega ja kaalusid rohkem kui tina. NKVD mees hakkas lõdisema ning palus mul lahkuda. Läksin üle tänava ja piilusin aknasse, et näha, mis Pätsi juures sünnib. Säre ja kompanii püüdsid meie presidendile parajasti pioneeri rätti kaela siduda. Saad pioneeriks, Konstantin, mõnitasid nad. Päts ei vastanud sõnagi, istus vaid liikumatult ja tema silmis peegeldus taevas. Nurjatud sidusidki presidendile punase kaltsu kaela. Ent oh imet. Vaevalt sai riivatu ja ropp riidetükk presidendi kaela puudutada, kui rätik sinimust valgeks värvus. Imestasid Säre ja teised närud. Juba tõmbusid neilt käed rusikasse. Siis sündis teine ime. Päts hakkas kahanema ja kokku kuivama, kuni temast polnud järel muud kui värvuke. Lind tõusis õhku ja lendas NKVD-lasest mööda otse laotusse. Seal kinnitus ta taevakummile ning Pätsist sai tähtkuju, mida me tunneme suure vankri nime all. Kogu seda imet jälgis uulitsalt illukene poiss. See oli Mark Soosaar. Kord teen ma filmi riigivanem, lubas ta enesele. Lehvitasin taevasse lennanud presidendile ning astusin liigutatult oma teed. Läksin Laidoneri juurde. Seal võttis mind vastu hirmus kisa ja kära. Ehmunud Neeme Ruus jooksis mulle vastu, suu ammuli ja silmad punnis. Keegi karjus, oh sa pois, keegi kisas appi. Viimaks sain sotti, et Laidoner oli arreteerimise hetkel kuuseks moondunud. Jah, seal ta seisis uhke jõulupuu. Päris ladvas istus kuldne kägu. Kui ta korra kukkus, sai kusagil maailmas mõni vaene laps õnnelikuks. Püssikuul teda ei võtnud ja kuuse peale ei hakanud ükski terariist. Puu all vedeles uimane semper, kes oli käbiga pähe saanud. Paras, ütlesin mina. Käed oleks tulnud eemale hoida meie juhtidest. Ning uhkustunne südames sammusin ma Tõnissoni poole. Koodijaani korter oli tühi. Ainult üks vana kaluristus trepil ja rüüpas hundijala vett. Sellist imet pole minu silmad veel näinud, ütles ta lugupidavalt. Palusin kaluril enesele jutustada. Selgus, et umbes paar tundi tagasi oli Tõnissoni juurde tormanud NKVD-lased püssid ja pommid käes. Nüüd me lööme su mättasse, lurjus, praalisid nad. Tõnisson oli neile oma siniste silmadega otsa vaadanud. Löömamehed jäänud väga vaikseks ja peitnud sõjariistad häbelikult selja taha. Siis oli Tõnisson kõnelema hakanud. Ta oli rääkinud Tartu rahust, Jüri Vilmsist ja Eesti iseseisvusaastatest. Sekka oli ta lugenud Koidula luuletusi ja meenutanud Tammsaare aforisme. NKVD-lased puhkenud selle peale nutma. Nad olid avalikult oma patte kahetsenud ja palunud Tõnissonil end õpetada ning juhtida.
suured pisarad voolanud nende silmist. Siis tõusnud Tõnisson ja kõndinud aeglaselt otse merre, endised NKVD-lased ustavate kaaslastena kannul. Lained sulgusid nende peade kohal. Tõnisson ütles, et kui viimane tibla Eestimaalt läinud on, siis tuleb ta tagasi, teatas kalur. Ta tuleb kuldses soomusrüüs ja kaarikul, mida veavad hülged. Istusime kaua vana kaluriga uksepakul ja jõime juhtide mälestuseks pudelite kaupa viina.